Minu ettekanne on Eesti põllumajanduspoliitika tulevik. Ja ma ütlen siiralt ja ma olen ka seda varem öelnud, et Eesti kõige suurem võimalus on põllumajandus ja maaelu. Kes seda usub, kes seda ei usu, see on igaühel enda teha, aga see ressurss, mis meil Eestis on olemas, maaressurss ja nii edasi, ma nende ettekannetega sinna jõuan, aga Eesti kõige suurem võimalus on põllumajandus, kahtlemata. Ja ma ühe slaidiga lihtsalt illustreerimaks, kuidas eelmine aasta põllumees hästi hakkama sai, siis siin on väga sellised toekad andmed, ja mis iseloomustavad seda, et kui palju on võimalik ainuüksi ühe aastaga põllumajandus hästi positiivselt korda saata ja see väljendub väga suurtes numbrites. Majandusharu toodangu väärtuseks koos toetustega kujunes 2017. aastal 906 miljonit eurot, mis on 21% enam kui eelneval aastal. Nii et ühe aastaga me tõstsime 21% oma toodete väärtust ja see on päris suur summa minu meelest mööda, et tooteväärus kasvas mingi 300 miljonit eurot. Ja võrreldes 2016. aastaga suurenes sigade arv 7%. Nagu me teame, siis sellel ühel perioodil, mida nimetas ka kriisiperioodiks, sigade arv vähenes kusagil 100 000 sea võrra, eelmise aastal 18,6. 18 600 siga juba tuli nagu juurde, et need meetmed, mida me oleme kasutanud ja mis on saadud konkurendi poolt ka kriitikaosaliseks, annavad tulemust. Lindude arv kasvas 3,1% ja veiste arv 1,2%. Veiste arv 1,2% teeb murelikuks ja ka mõtlikuks, et mõne aastaga, 2-3 aastaga veiste arv vähenes 10%. Ja siis mõeldi, et kui raske ja keeruline on seda kõike taastada, et ma küsin siis, kust tollel ajal siis oli valitsus ja riik, kui seda kõike pealt vaatas. Et see on meie võimalus ja meie rikkus on eelkõige veised. Ja 2017. aasta lõpus toodete lehma kohta piima 19,59 kilogrammi, mis ületab eelmises aastat 281 kilogrammi võrra. Ja ma ütlen, et siin on tegelikult aja küsimus, kus me oleme Euroopa Liidus esimene piimatoodangu lehma kohta, selles ma üldse ei kahtle. Et meie tublimates farmides, ja neid on väga palju, 12 000 on täiesti tavapärane toodangu näitaja, et siin me oleme kindlasti varsti Euroopa Liidu liidrid. Ja Eesti põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus aastal 2004, 2017, 2030. Ja potentsiaal olemasoleva loomade arvu kasvu, teravlisektori osatähtsuse ja põllumajandussaaduse hinna prognoosi põhjal. Kas me peame sellega piirduma? Ma arvan, et ei pea. Kui 2004. aastal oli 482,8 miljonit eurot, siis 2017 oli 906,1 miljonit eurot, siis 2030 1 miljard 324,1 miljonit eurot, kindlasti väike ambitsioon, seda ma ütlen kohe päris kindlasti ära, kui võtame selle, et palju eelmise aasta on ainuüksi, me suurendasime 20%, et ma arvan, et 2030, kui keegi tuletab mu mõnu sõnu meelde, siis ma arvan, et me räägis ikka mõnest miljardist. Ja põllumajandussaaduse tootmine. Meil on ju tohutu ressurss, meil on 1 miljon hektarit maad, ja siin ongi küsimus, et milline on meie optimaalne maakasutus ja kas on saavutatud. Kas peaksime keskenduma maakasutuse suurendamisele või olemasoleva tootlikumale väärindamisele. Et kindlasti me peame tootlikkuse poole suunduma ja väärindama rohkem oma maad ja sealt paremat tulu saama. Ma vaatasin just seal natuke aega tagasi, nõunik mulle aitas vaadata, sisust meie maa pinna suurus on sama, mis Hollandis on väiksem ja Taanis. Ja siis mõtleme, et kuidas need riigid toimetavad ja mida nad selle maa pealt tegelikult toodavad. Ärge nüüd tooge selle kõrval, et Hollandis elab 17 miljonit inimest ja Taanis 5 miljonit millegagi, et iseenesest need inimesed ei tööta ju põllumajandus, aga nad toodavad, see maa annab seda väärtust, et meil on tohutu ressurss ja võimalus siit edasi liikuda. Ja järgmine tabel näitabki seda, et kui palju loome väärtust 1 hektari põllundusmaa kohta. Meil on 965
eurot. Euroopa keskmine on 2438 ja vaatame siis, kui need riigid, kus ma rääkisin siis Taanist ja et kus nemad oma selle väärtuse, siis mõelge, kui palju on meil 1 hektari kohta võimalik täiendavalt väärtust toota. See on tohutu ressurss ja tohutu võimalus, et sõltub sellest, mida me selle maa peal kasutame ja kuidas me selle toodangu väärindame ja selle õiglase hinnaga maha müüme, aga meil on tohutu võimalus, kui ta võtaks ainuüksi selle meie hinna 965, korrutaks hektarite arvuga, võtaks Euroopa Liidu keskmise, alla Euroopa Liidu keskmise me ikka ei tohiks oma ambitsioone ja plaane seada. Ja siis vaadake, palju meie toodangu väärtus kasvab. Võtame aluseks Euroopa Liidu keskmise, ärme võta sealt Taanit ja teisi riike. Vaadake, palju võimalust meil on. Ja kus me oleme tugevad ja kus on meie potentsiaal. Et kui siin on arvestades seda isevarustuse taseme järgi, siis teravilja me toodame üle 200% rohkem, kui isevarustuse tase on. Ja ülejäänud asjadega me juba hakkame importima kaupa. Köögivilja me toodame 80%, karturid on 80%, köögivill 55,1% ja värsked puuviljad marjad 7,6%. Iseenesest nagu kurb, et me ei suuda kartulit toota nii palju, kui Eesti tarbija ära tarbib, et üks õhtu oli ka Aktuaalses Kaameras üks lugu, kus siis Ameerika sõdurid ei saa siis Eesti kartulit, et peavad siis sööma teiste riikide kartulit, et siin on nagu tõsine väljakutse, et juureldad, milles selline probleem on ja kuidas me siis ei suuda Eesti rahvast siis oma kartuliga ära varustada. Ja siis vaatame piima me toodame 183% üle oma varustustaseme ja siis liha alla 76,4%, nii et lihaga me peaks vähemalt jõudma ka nii kaugele, et me suudaks oma inimest ära varustada ja rääkima sellest, et need mõlemad on ka väga ekspordiartiklid. Ja jätkuvalt see sama lugu, et põllumees on tarneajas kõige nõrgim lüli, tulevikus peab põllumees kontrollima suuremat osa väärtusahelat. Vaadake siis ikkagi, et kuidas on olla põllumees, kui sa näed, et sa müüd oma toote ära kusagil 25 euroga ja lõpuks näed, et see toode müüakse seal poes 100 euroga. Et kes see 75 eurot seal vahepeal ära võttis. Et nagu te näete, siis ka kriisiaegadel kaupmees suurendas oma marginaali. Ega töötleja ka palju alla ei olnud, aga kannatas tootja. Ja Eestis on juba väga palju ettevõtteid, kes mõtlevad selliselt, et nad käivadki kogu selle tarneahela kaas ja ma toon ühe hea näite, näiteks on Jaagumaa talu, kes kasutab 5000 siga. Tema kõik väärindab ja turustab ise selle kõik oma toodangu. Haamere talu läheb sama teed. Siis võtame Andre Varmi, ise toodab piima, ise teeb juustu. Ma ei oska öelda, kas see on kindlasti siseturu võimalus, aga meil peaks siis inimesi oluliselt rohkem olema siin Eestis elama, kui tänase peal elab. Aga see on tootjad üks võimalus, kus õiglane hind kätte saada ja raha kätte saada. Järjest rohkem minnakse ja liigutakse selles suunas, sinna võiks Nopli talu tuua ja nii edasi, et ettevõtjad mõtlevad palju rohkem, et kuidas ikka see õige hind kätte saada, mitte seda anda siis teistele, et millest need suured kaubanduskeskused kerkivad, vaadake seda tabelit, kus nad kerkivad. Et kes selle raha siis omale võtab. Ja alternatiivi momendil nagu ei paista, et tekiks selline põllumeeste kaubandus kusagil, et kas Coop võiks tulla heaks partneriks, et lõpuks püüaks nagu oma toodanguga vastu seista nendele suurtele väliskettidele. Ja riskijuhtimine on tulevikus kohustuslik osa iga põllumehe äristrateegiast. Tootmis- ja tururiskid kasvavad. Igal aastal kaotab vähemalt 20% Euroopa Liidu põllumajanduse tootjatest üle 30% oma viimase 3 aasta keskmisest sissetulekust. Ja siin rollid on erinevad, siis põllumehe roll, siis turg, kuidas mängib kaasa ja kuidas ka riik toetab sektorit ja põllumeest, et see on väga oluline
ma ei oska öelda, et kas ka eelmise aasta näitajad on kuidagi sellest mõjutatud, ma arvan, et on mõjutatud, et eelmisel aastal Eesti riik vähemalt kõik võimalust, mis oli võimalik kasutada põllumehe jaoks, ta ära kasutas, kõik summad maksti välja, mis Euroopa Liidu reeglid meile võimaldavad. Ma arvan, et iseenesest isegi see sisend põllumehele, et ikkagi riik ka vaatab ja toetab ja saab aru, et põllumees on ju ka konkurents teiste Euroopa Liidu põllumeestega, et tuleks neile võrdsemad põllumehele ka võrdsemad konkurentsitingimused kindlustada ja kaugel olen veel sellest, et meil oleks võrdsed konkurentsitingimused, aga ma arvan, et uus eelarveperiood võib-olla annab siin ka täiendavat tuge, ma vähemalt loodan ja olen ka kindel. Toiduainete sektor ja eksport. Nüüd vaatame meie lisandväärtus töötaja kohta 1000 eurodes, see puudutab tööstust ja vaatame siis Euroopa Liidu keskmist. Siin on ka üks väga kõnekas see slaid, et kui me ei ole efektiivsed ja me ei suuda nagu efektiivselt toota, siis meil väga raske läbi lüüa ka eksporditurgudel. Et meil on väga sellist suuri ja väga efektiivseid ettevõtteid, aga me oleme väga palju killustunud ja need toodangu väärtust tulevad väga väiksed, aga see lõppkokkuvõttes on kõik raha. See on kõik raha, millega me siis läheme turu peale konkureerima. Ja seda näitas ka meile OECD raport, et tootlikkus on meil toiduainetööstus väike. Et ulatab kusagil 50% seal Euroopa Liidu keskmisest. Ja eksport, kuhu oleme jõudnud ja kuhu liigume edasi. Areng eelmised 13 aastat, nagu näete, siis ega meil ekspordi need tulbad ei ole eriti kasvanud. Ja bilanss on negatiivne. Järgnevad aastad, ma arvan, et on optimistlikumad ja selleks on ka eeldust loodud. Meil on võimalik kaubelda väga erinevate riikidega, kus varem ei olnud võimalik kaubelda, Jaapani ja Hiina ja nii edasi. Aga selleks me peame üle saama sellest, et me nii palju oma tootest ei müüks välja toorainena. Ja siis prognoos järgmiste aastateks, see näitabki seda, et bilanss muutub positiivsemaks, aga ikkagi väga palju me toome kaupa ja tooteid sisse, mida võiks ise toota. Ja selle jaoks on väga palju erinevaid võimalusi. Üks hea näide näiteks, kui ma käisin seal Grünefis, ma näen ka, see mees on siin olemas, et nemad tegelikult suudavad varustada Eesti kogu kurgiga, mis tundub isegi uskumatu, talvel on 25 kraadi külma, ja maitse rohelistega, et need võimalused on veel olemas, ainult kui kasutada õiget tehnoloogiat ja õiget etteid, siis eestlane eelistab kodumaist toodangut, see on nagu päris kindel, minna poodi, vaata luunjakurgi hinda, mis on sinna 4 ja 5 euro vahel, vaata Hispaania kurgi hinda, mis on alla 2 euro, ostakse luunjakurki. Muidugi, et see tootja saab ka sellest kätte ju väikese osa, sest keegi seal vahepeal võtab oma raha ära. Need võimalused on tegelikult olemas ja ka maasikakasutust on võimalik pikendada 6 kuu peale ja sellega võib-olla ka siis Põhjamaadele ekspordiks mõelda. Et need võimalused on kõik olemas, tuleb uutest tehnoloogiatest ja kõigest kinni haarata. Ja ekspordi-impordi struktuur, mis oleks, kui pööraks selle pildi teistpidi. Nagu vaatame, siis eksport töödeldud lõpptarbijatele ja kõige kurvem on see, et töötlemata sisend tööstusele, mida me siis ekspordime. Ja kogu põllumajandus toodetest on seda 38% ringis, nii et me lihtsalt saadame oma tooraine välja ja las siis teised teevad sellest ühe hea ja kvaliteetse toote, mida me siis pärast rõõmuga ostame. Nii et siia on peetud väga palju raha, väga palju töökohti ja kõike muud, et kuidas ta siis kujuneb struktuur 2030. Aastal, et kindlasti töödeldud lõpptarbijale on oluliselt kasvanud üle 60%.
et sektor peab siin nagu koostööd hakkama tegema, ma tean, et esimesed sammud on olemas ja siis on ka võimalik tulemust saavutada, et ainult koostööd tehes ja koos tootes on võimalik siis edukas olla ja ka siis vastu seista konkurentile, siis lõppkokkuvõttes määravaks on ju hind. Ja mida peame aastaks 2030 soovitud arenguhüppeks tegema? Nagu ma rääkisin, siis me peame olema nutikad, kvaliteetsed eristuvad tooted, see on puhas loodus ja nii edasi, väärindamine, tootearendus, teadusarendus, saavutuste praktikasse rakendamine, turujõu tugevnemine, koostöö välisturgudel, töötlemisvõimekus, mida ma rääkisin, töötlemisvõimekust me peame oluliselt tõstma, Eesti toidu positiivne eristuv kuvand, promotsioon, tõhusa ja usaldusväärse kontrollsüsteemi tagamine, mahetoodang ja usaldusväärne kontrollsüsteem on kindlasti olemine, sest ka Hiina riigi esindajad käisid kontrollimas ja nad jäid rahule ja see on üks eeldus, et üldse saada kusagil midagi eksportida, et meil oleks usaldusväärne kontrollsüsteem. Ja kasvavatele turgudele sisemine, turgude avamine, äridiplomaatia, mahtude kasv. Barjäärideta kaubandus, töö Euroopa Liidu ja rahvusvahelistel tasandil, vabakaubanduse toetamise poliitilised suhted. Need on need sammud, mida me peaks siis ette võtma. Ja kui mahtude kasvu kohta öelda, siis ega meie põhieksporditurud on ikka meie naabrid. Et me sinna Hiinasse ja Jaapanisse midagi müüme, see on väga väikest kogust, et see on nagu hea sõnum, et sinna müüme, aga kogust on väga väikest, me tegelikult müüme ikkagi naabritele. Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja nii edasi naabrikides, et meie lähiturud on siin. Ja ma arvan, et piimatoodanguga me võime ka varsti ka lähiturgudel tugevamaks muutuda, sest ma tean, palju seal piima toodetakse ja mis trendid seal on ees ootamas. Ja väga tähtis on meie jaoks keskkond, et see keskkond säiliks ka siis peale meid. Ja keskkond kui konkurentsieelis, põllumajandustootmise ja tootlikkuse kasv on saavutatud madala surve keskkonnale, mida kinnitab OECD. Põllumajandus loodusvarade kasutamise kõrval avalike hüvede pakkuja. Meil on kõrgel tasemel toiduohutus, loomatervise ja kaitse ning tarvitervise ja kaitse, rohkem metsamaa, kõrge õhu ja vee kvaliteet ja sellest tulenev ohutu ja kvaliteetne toidutoodang. Tarbija ootused puhta toidu ja toidu tootmisega kaasneva keskkonnamõju suhtes on kasvanud. Eelistatakse kodumaist, eelistatakse puhast toodet. Puhas loodus ja hoitud keskkond on läbi positiivse kuvandi võimalik pöörata meie konkurentsieeliseks. Ja kui ma tulen keskkonna juurde veel siia väikse näitena juurde, et kui ma tulen eelmise aasta juurde tagasi, et kus meil oli hästi sademete rikas aasta ja osa vilja jäigi põllu peale ja nii edasi, aga tegelikult teraviljasektor kasvatas oma toodangut 40%. Et kokkuvõttes on niiskus on meie liitlane ja sõber, mitte ta ei ole meie vaenlane. Et kui lõunaosariigiks või lõunariigid saaks osa meie niiskust endale, nad maksaks meile päris palju raha selle eest, et nad saaks selle niisku endale. Nagu näete, siis Lõuna-Euroopas toimub kõrbestumine, et kui kasutatakse õigeid tehnoloogiaid, õigeid külvikordi ja on kuivati ja kui on painipark on korralik, siis me saame ka teraviljasektoris väga kõrged saake. Ja põllumajandus üldiste arengute taustal suudame säilitada oma vaheldusrikkad põllumajandusmaastikud, mis on kindlasti väga tähtis ja mis on Eestile hästi omased, et ka MAK-i meetmeid paljud toetavad seda, et meie külaelu ja maaelu säiliks ja et me suudame siis eelmisest põlvkonnast neid väärtusega üle kanda siis järgmistele põlvkondadele, et siin on meil nagu väga suur töö teha ja igal juhul me peame sellele nagu rõhuma. Ja kui ma toon siia juurde, et kusagil Eestis on 20% kogu põllundusmaad on mahemaa, Euroopa Liidus oleme sellel ka 3. kohal, esimene on Luksemburg, teine on Austria, 3. on Eesti ja Austriaga sisust võrdne siis, aga miks Luksemburg ja Austria on meil seespoolt, sest need on mägised riigid
ja seal mahetoodangut kasutada ja seda turgu suurendada oluliselt lihtsam, sest mis sa mägedes seal ikka siis teed ja need võimalused hoopis teised kui intensiivpõllumajandus, et ärge seda kunagi ära unustada, et kes meil eespoolt on. Luksemburg ja Austria, need on mõlemad mägised riigid. Kui keegi, ma ütlen, et kui me räägime ülejäänud Euroopast, kus on nagu tasane maa, siis Eesti on ka siin esimesel kohal. Et kui palju me peaks seda suurendama ja kus on see õige punkt, seda me peame koos ütlema, et see ei saa niimoodi olla, et keegi õikab, et me nüüd suurendame seda, ma ei tea, 70% ja nii edasi, et see peab olema ühiskondlik kokkulepe minu jaoks. Ja siis me saame edasi arutada, et kuhu me liigume, ei ole niimoodi, et keegi kirjutab väga värvikad artikleid ja siis minister peab kohe rahakotiga selle artikli järgi nagu oma tööd hakkama korraldama. Ma arvan, et niimoodi need asjad peaks käima, sellele peaks eelnema arengukava, ühiskondlik kokkulepet ja siis sellest tulenevalt tehakse otsuseid, ka rahastamisotsused. Olgugi, et 2 viimase aastaga me oleme täiendavalt sinna 5,5 miljonit eurot juurde pannud. Põllumajanduspoliitika tulemusel säilivad meie esivanematelt pärandina saadud mitmekülgsed elurikkad kooslused, seesama jutt, et meie külaelu oleks selline hästi liigirikas ja igatpidi, et need vanad talutaret, et me suudaksime neid säilitada, nende jaoks täiendavalt meetmed leida ja toetust leida. Et hästi tähtis, et me ei tohi võlgu jääda järgmiste põlvkondade ees. Ja Eesti loodus on hästi rikas, sõidame Eestimaal ringi. Ja kõik 4 aastaaega, see on meie rikkus, et hoiame siis seda kõike nagu siis tasakaalus. Ja kus saab veel Euroopas olla, eile oli Põlvas 23 kraadi sooja ja täna oli ainult 1,2 kraadi sooja, et kus saab ööpäevaga temperatuur muutuda, paljude protsentidest tuleb. Põllumajandus on jätkusuutlik, kui arvestame keskkonnaga, tagame põhja ja pinnave hea seisundi, säilitame mitmekesised maastikud ja elurikkuse, kaitseme põllumajandusmaad ja põllumulda, mis on kõik väga tähtsad ja millele me peame kogu aeg rõhuma ja tähelepanu juhtuma, on see muldade kaitse, mitmekesised maastikud ja põhja ja pinnave hea seisund. Esimesed märgid on olemas, et midagi seal ei ole vist päris korras, aga ei olevat ka midagi katastrofaalset, aga igal juhul me peame sinna poole liikuma, aga ma ütlen, et mida põllumaas läheb rohkem innovatiivseks, ma ütlen, et seda vähem pannakse põllu peale mürki, seda vähem pannakse, või mürki tohi öelda, taimekaitsevahendid ja väetist, sest kõik kokkuvõttes maksab raha, et põllumees suudab arvestada, et palju ta siin hektari paneb siis mitu kilogrammi väetist ja palju siis taimekaitsevahendeid, sest see kokkuvõttes on raha ja kõige kaasaegsemad tehnoloogiad panevad see väga täpselt kõik paika. See on see innovatsioon. Ja maaelu. Maapiirkonna rahvastik moodustab 1/3 elanikkonnast. Maapiirkonnas elab 123 685 noort. Primaarsektori osatähtsus kõigist maa asulate tegevusaladest 10,8% ja sektoris hõivatuid 21 200. Majanduslikult aktiivsed ettevõtteid maapiirkonnas 33 713. Moodustas kogu ettevõtjate arvust 28%. Ettevõtluse aktiivsus maapiirkonnas 78 ettevõtet 1000 elaniku kohta. Ja rahvastik ja ettevõtlus koondub suurematesse keskustesse. Teatud mõttes on see paratamatus, kuna töökäte arv maal järjest väheneb, sest see uus tehnoloogia, uus innovatsioon, see paraku vähendab töökäte arvu, aga samal ma ütlen, et ka maal on täiendavalt võimalik väga palju töökohti luua. Et see arusaamine, et saad kõva põllumees ja ettevõtja, kui sul on 1000 hektarit, ma ei pea üldse paika. Mul naaberkelas elab üks noor pere, kes kasvatab 4 hektaril küüslauku. Nad on hästi õnnelikud, nad saavad ennast Eesti majanduslikult ära toimetada, investeerivad, nii et ei pea olema 100 ja 1000 hektarid ja öelda, et siis ma olen tubli põllumees. Grünefiel oli 15 hektarit, kui ma hästi mäletan maad. Nii et ei pea alati olema hästi palju maad, et peab olema nutikas ja otsima need õiged nišid ja õiged tegevusvaldkonnad.
Eestimaa elab aastal 2030, põllumajandusel on jätkuvalt maapiirkonnas oluline roll, samas tulenevalt primaarsektori hõive kokkutõmbumisest sõltub maapiirkondade majanduslik areng ja jätkusuutlikkus üha enam maaettevõtluse mitmekesisusest, uute töökohtade kättesaadavusest. Teenuste ja infrastruktuuri kättesaadavus maapiirkonnas, sealhulgas tuleb leida uusi võimalusi teenuste pakkumiseks ning loodus- ja kultuuripärandi säilitamiseks ning tutvustamiseks. Tugevad ja toimivad kohalikud kogukonnad, kogukondade kaasamine kohaliku tasandit puudutavad otsuste tegemisse. Nii et igal juhul mitte ei tasu, peab kohaliku kogukonnaga arutama ja ka nendega arvestama. Mitte nii, nagu tänasel päeval tehakse sünnitusosakondadega, aga see ei ole Maaeluministeeriumi teema. Aga ma tänan teid, vabandan, vist läks 5 minutit üle.